selle mootori viimane sõitjari seal peale. Vaata, mis nüüd edasi saab. Hakkad igatsema seda 2.0 enne või? Karpat. Kui see karpa töötaks, siis oleks tead mõnus sõita. Tere! Kuidas läheb? Spartel Racing siin täna. On või? Täna pidi karpa eemaldustund olema. Sa ei saanud seda maha magada, on ju? Ma tahan seda näha. Kuidas tuleb 20. sajand. Mitte isegi 21. sajand. Keera see mutter lahti. Las kukub. Oota! See tuli ukse ja selle vahe. No tubli töö. Mis kell on, jah? Ütle. Ma ei tea, mul pole kella käed. Sa mõtled, et naabrid rõõmustavad. Kirjelda olukorda korraks. Olukord on selline, et lõikame siit selle ühe tala eest ära. Saame siia natuke ruumi juurde. Üleliigse sodi ära siit eest. Ja siis? Ja siis saame kergemaks ja kuulerile ka ruumi siia. Turbopille. Turbopilli on vaja. No mis teeme? Kus lähme? Oleme jõudnud siia Jänedale. Lähme JJ Fabricationisse, kus siis buss paneb meil Opelile mootori peale uue. Paneme siis peale selle Saabi 2.3 mootori ja ristame siis selle Omega käigukastiga. Et on natuke siin nokitsenud, mootoriauk on valmis, tühjaks tehtud, enam-vähem ette valmistatud. Bussiga on plaanid paigas, mis me siin suuremad asjad ära teeme ja vaatame siis, mis saab. Oota, aga näita mootorit ka siis. Mootori lugu on siis selline, et on siin hunnikus meil. Kolahunnik on, jah. Kolahunnikus mootori lugu oli selline, kus sõbrad teadsid, et ma tahan saada sellist mootorit, sõbrad, tiimikaaslased. Ja eelmisel aastal siis tegid sellise üllatuse mulle, eluüllatuse, et passisid mul ühe Saabi mootori tuppa sisse korterisse ja seda rõõmu siis, et aasta aega olen seda natuke nokitsenud, uuemaks teinud, värskendanud ja nüüd see on olemas ja läheb nüüd siis Ascona vahele. Ja käivukastina kasutama siis nüüd Omega kasti, et plaan oli alguses panna Bemmi ZF, aga natuke rohkem on seal vaja ümber ehitada seda ja siis kuna hetkel seda nagu ei tee, siis proovin selle Omega kastiga vaatab, palju see jõudu kannatab, et äkki saab mõne aja kasutada ja kui vaja, siis on valmidus olemas ja saab Bemmi kasti peale üle minna.
näitan kasti ka, näitan mootorit. Mootorist sa leiad pilte kohast. Nii, siis ühesõnaga nagu see läheb sinna. Ja see läheb sinna auku. Sinna auku. Jussil tegelikult ei olegi mitte midagi siin teha. Lihtsalt need tuleb tõsta siia. Ja, ma tegin suure töö ära juba. Siin natuke roostes veel, aga see koht läheb minema, mis roostes on. See läheb pärast ilusamaks. Ja mitu kilovatti? Kilovatt tuleb vähemalt 200 esialgu. Ja palju auto kaalub? Ja auto kaalub 900 kilo umbes. Tagaratasse. No, tšau. Joo. Tigu! Põhimõtteliselt me tegime selle plaani, tegime paika, et see ja seal kast vaata taga on ja need lihtsalt siia. Kaua läheb? Tegelikult on lihtne, on ja. Jou, Cayenne'i mees. Mis teeme? Kuule, mõtlesin, et ei hakka siin ühtas poonat ehitama, et teeks selle räägi Mustangi teeks. Rohkem trääg on meie teema ikka. Meie teema, jah. Suva see Ascona teeks. Ühesõnaga Sten ostis uue auto. Aga pärast räägime siis lähemalt. Põhimõtteliselt, mis tegelikult on? Viime selle Mustangi Jussile ja lähme toome Ascona ära. Vahetame, teeks väikse swapi seal. Ascona on valmis. Jah, Ascona on valmis. Nii, Mustang on peale laetud. Me ei tea, kes selle auto omanik on, aga me panime ta auto praegu YouTube'i lihtsalt, sest meie peame seda vedama. No nii, auto garaažis tagasi, nädal natuke peale läks aega, Juss möllas ja pani selle mootori siis siia vahele. Sai pandud siis nii kaugele taha otsa, kui võimalik on, et saaks tal kaalujaotus võimalikult hea ja nii ta jäi. Siin tuleb, see on praegu ajutine turbo siin peal, siia tuleb teine turbo peale ja siis tuleb turbol see külma osa natukene keerata, et muidu lähevad praegu need torud siin vastu kapotti. Mootor sai päris hästi alla, kartari põhi sai tehtud ümber, sillatala ümber tegema ei pidanud, aga see 2.3 mootor ise on päris kõrge, siis tegelikult ta jääb ikkagi suhteliselt niba-naba, jääb selle kapoti äärega tasa. Kuna see klapikambri gaas on eestotsast kõrgem, siis ta näeb nagu visuaalselt välja selline, nagu ta oleks kuidagi väga, väga kõveralt siin peal, aga tegelikult see ploki osa on nagu okeilt. Tagant sai siis selliselt tehtud. Nüüd tuleb hakata siis ehitama kuulereid, jahutussüsteeme, kütusesüsteeme ja kõike muud asju siia veel juurde. Seest on ta niimoodi uue tulemüüri ja siis kardaani tunneliga. Nüüd on vaja käigukange otsida õige koht talle hea sobiv. Tuleb mootorkast maha võtta, kõik see ära värvida, korda teha alt ja siis saab selle peale tagasi panna. Ja siis ma loodan, et rohkem ei pea seda mootorit siit maha võtma. Jep.